Ei, tervist, minu nimi on siis Silver Sooveli, ma olen siis taas kord siin rääkimas Vana-Kreeka sõjapidamisest. Kui eelmine kord oli teemaks pronksiaeg, siis täna tuleb mõttes loogiline jätk, rauaaeg. Mõnevõrra selles mõttes, kuna see varajane rauaaeg on selle eelnev pronksiaeg hästi tihedalt seotud, siis ma natukene ka kordan selle eelnev pronksiaja lõppu. Et selline väike kordamine tuleb alguses. Aga enne kui sinna minna, siis ma ei tea, mõne lausega mainin allikaid, et kui eelmine kord Siim rääkis, et allikate seis oli seal Itaalia pool, Rooma pool suhteliselt nigel, siis Kreekas on seis mõnevõrra parem, et meil on olemas nii arheoloogilised kui ka kirjalikud allikad. Aga probleem nendega on see, et nad ei ole ei kata seda perioodi ühtlaselt. Et just sealt varajase rauaaja alguses on see, et kaob ära see Mükeene lineaarkiri B ja siis järk-järgult kaob ära, ütleme, aegamööda kaob ära ka keraamikas inimfiguurile kujutamine. Ehk siis see leiumaterjal jääb nigelaks ja sinna juurde tuleb ka see, et see leiumaterjal väheneb ka nagu iseenesest, ehk siis varajane rauaaeg on üpriski selline, ma ei tea, kas valge laik kaardil või nagu seda sageli nimetatakse siis ka pime ajastu, et umbes selles mõttes, et meie ei tea ega nagu näe seal hästi. Nii, aga siis sissejuhatuseks veel ka korraks sellest periodiseerimisest, et pronksiaja periodiseerimine, eelmisel korral see räägitud, on selles mõttes suhteliselt nagu skemaatiline, et pronksiaeg katab siis 2 aastatuhandet, 3. ja 2. Varajane pronksiaeg 3. aastatuhand, keskmine ja hiline siis poolitavad 2. aastatuhandet suures plaanis. Ja mina olen siin oma slaididel kasutanud neid ingliskeelseid lühendeid, aga kui ma siin loen, siis ma ütlen nagu eestikeelse välja, et need on lihtsalt mugavad ja äratuntavad lühendid. Ja nagu siin näha, et siis need täpsemad periodiseerimised lähevad väga skemaatilised, et 2B, 2C, 3A ja nii edasi. Aga rauaaeg selles mõttes sellest eristub, kuna siin hakkab vaikselt pihta juba ajalooline aeg, siis ajastutel on juba enda nimed. Et varajast rauaaega ma juba põhimõtteliselt pooled nimetasin, et seda nimetatakse siis nagu tumedaks ajastuks. Ja sellele siis järgneb arhailine, klassikaline, hellenistlik ja nii edasi. Siin lisatud pildil või tabelil, kuidas nimetada, siin on üks huvitav see, kuidas nagu tänapäeval moodsas keeles öeldakse, et feature, not a bug, et siis umbes, et see ei ole viga, vaid see ongi nagu vajalik omadus või selline tunnus, on see, et need alguse ja lõpu daatumid sageli ei kattu, mis näitabki sellist ülemineku kohtade sellist nagu hägusust või et alati ei ole väga lihtne määrata, et millal üks asi lõpeb ja teine algab, et palju kergem on selle asja keskel öelda, et vot see on nüüd see või see teine oli too. Et selles mõttes see tabab seda ülemineku aega hästi minu hinnangul. Nii, ja nüüd saabki minna siis selle kordamise juurde. Ma kiiresti siis räägin üle, et varajasel pronksiajal tekkis Egeuse merel põlluharijate kultuur, mis levis siis nii seal mandril, saartel kui siis ka Kreeta saarel. Tegemist oli siis mitte kreeklastega, kellele siis põlluharimine levis, kes nii saab öelda, et nagu loomulikul teel sealt Anatoolia kaudu idamaadest. See ei ole väga näha, või nende juures ei ole näha neid päris sõdalasi, et ei ole sõdalasi ideoloogiat, sõdalaskultuuri, näiteks sõdalasaudu, aga mida on näha, on siin slaidil olevad sellised kujukesed, mida on siis tõlgendatud kui kütid sõdalased, mis siis nagu tähendab seda, et tegemist ei ole spetsialiseerunud sõdalastega, vaid küttidega, kes vahepeal kasutasid oma küttimise tööriistu ka siis inimeste vastu või siis sõdimise jaoks või midagi sellist. Et siin on selle juures on üks erand, mida selle kujukese vööl ei ole,
aga tavaliselt nende kestel on alati see Egeuse pistoda ka kujutatud, mis siis on nii-öelda kohalikult, tundub, et kohaliku nii-öelda, ma ei tea, päritolu või ise kohalikult Egeuselt välja kasvanud. See ongi nagu, et see on pistoda, mis on nii suur, et see juba meenutab mõõka, et see selle kohta on nagu raske öelda, et ta on nagu tööriist, vaid ta juba paistab olevat selline midagi, mis juba meenutab sõjariista. Keskmisel pronksiajal selle hakuks olid siis kreeklased Egeuse põhjakaldal kohal, aga ütleme, kuidas nende kreeklaste sinna lõunasse tulemisega on, sellega on mõnevõrra segased lood, et ei ole päris selge, et kas, millal ja kuidas nad sinna lõunasse tulid. Et seal lõuna pool on Lernas, mis ei ole väga kaugel tulevasest Mykeenest, et seal on üks see Lerna koridormaja, mis ümber oli siis väike asula ja see oli tõenäoliselt siuke väike ümberjagamiskeskus. Seal on näha, et see varajase pronksiaja jooksul kindlustatakse. Alguses on ta nagu ilma kindlustusteta, siis ta kindlustatakse ja varajase pronksiaja lõpul see hävib. Selles hävimises või hävitamises on siis kahtlustatud kreeklasi või siis nagu nende sisserändega kaasnevaid segadusi ja ebastabiilsust. Aga sellele mingit nagu kindlad tõendeid sellel ei ole. Keskmisel pronksiajal tõusis siis Kreetal esile minoiline kõrgkultuur ja tsivilisatsioon, kus siis samuti ei paista meile nii-öelda leiumaterjalis, ei paista sellist päris sõdalaskultuuri ega ideoloogiat. See nüüd jällegi ei tähenda, et sellist vägivalda, sundi või siis võib-olla isegi sõda, et seda ei oleks olnud, aga lihtsalt seda meie jaoks ei ole näha. See on nagu mõneti tähelepanuväärne. Siis küll aga on just sealt Kreetalt leitud siis need nagu esimesed mõõgad ja need esimesed mõõgad on siin joonise peal siis selle number 1 all. Need esimesed mõõgad ja need mõõgad ei ole nii-öelda lihtsad mõõgad või nad on selles mõttes, et nad paistavad justkui, et nad on Egeuse pistoda nagu väga pikendatud versioonid või nagu siuke ekstreemsuseni edasiarendus, kui nii võib öelda. Ja siis nende käsitsemine ei ole nagu lihtne, nad ei ole nii-öelda loll-lihtsad raiumismõõgad, vaid nad rohkem meenutavad rapiiri, mille käsitsemine või osavalt või õigesti käsitsemine nõudis tõsist vilumust ja oskusi. See selle omakorda viitab sellisele, kuidas seda nagu inglise keeles nimetatakse seda nii-öelda military craftsman või midagi sellist, et nagu oskusega inimesed, kelle nagu see kunst või oskus, mille meister ta oli, on siis nagu see mõõk või mõõgakunst. Umbes midagi sellist. Küll aga oli siis esimene sõdalasmatus on samuti keskmisest pronksiajast, aga see ei ole Kreetalt, vaid see on sealt mandri poolt ja sealt Aegina saar, mis ei ole küll päris rangelt võttes manner, aga ta on selle väga lähedal ja kindlasti oli ta nagu siuke, kui mitte mandri osa, siis ta oli nagu nii-öelda väga seal mandri nii-öelda mõjuväljas või siis mõjusfääris. Ja sealt on leitud siis haud, kus on nii-öelda sõjariistad või ütleme, või siis mõeldab, kes nii-öelda käsitöömeistri nii-öelda riistad on kaasa pandud ning sealt hauast on leitud ka Kreetalt pärit esemeid, mis viitavad väga tugevale selle Kreeta mõjule. Hilisel pronksiajal tõusis siis Mykeene lähedal esile nüüd kreeklaste päris nii-öelda sõdalaskultuur, kus on selgelt näha siis see nii-öelda rõhutatud sõdalas ideoloogia ning nemad siis võtsid kasutusele, võtsid üle sealt idamaadest nii-öelda sõjakaarikud, kui siis ka nad võtsid üle selle minoilise Kreeta nii-öelda tsivilisatsiooni. Et ma ütlen nagu võtsid üle, mitte vallutasid, sest seal on nagu natuke segane olukord, et kuidas see nagu täpselt käia võis, aga lõpptulemus on siis ikkagi see, et Mykeene kreeklased asusid sinna nagu, kuidas ma ütlen, senise ühiskonna tippu ja uueks eliidiks ja siis nad asusid kujundama seda ühiskonda
nagu endale sobivamaks. Sinna tuleb nii-öelda mängu selgelt see sõdalas ideoloogia, nagu mainisin, aga samas näiteks see kiri, lineaarkiri A asendub B-ga, mis on kreekakeelne ja nii edasi. Minoilises tsivilisatsioonis on peale selle nii-öelda sõdalise ideoloogia näha ka selge see nii-öelda eliidi või ühiskonna tipu elitaarsuse rõhutamine. Ning siis, et selline selgelt on seal tipus on sõdalase aristokraatia. Et näiteks oli siis palee kontrolli all ütleme siis nagu kaarikute tootmine ja nendest lineaarkirja tahvlitest on näha, et palee on see, kes annab nagu kaarikuid. See on siis nagu võitlejatele, mitte suvalistele inimestele, nagu sellele eliidile. Samuti on siis selgelt näha sellised militaarse iseloomuga nagu arengud, mitte nagu progress, vaid nagu muutused või nagu innovatsioon. Ja seda siis nii, ütleme, relvade. Üks näide on siin samas need mõõgad, kus ütleme, sealt mingi number 3-st alates on peaaegu kõik on mükeene relvad, ma õigesti mäletan. Ja siis ka turvise ja ka kindlustustega. Hilisel pronksi ajal on ka märke, et eliidi all olid nagu sõltumatud kogukonnad, kes olid siis nii-öelda makse ja teenistuskohustuslikud palee ees ning nad ei pidanud olema nii-öelda territoriaalsed ja administratiivsed jaotused, vaid jää mulje, et nad olid kas ütleme siis hõimu või muud pidi mingi ühise identiteediga seotud kogukonnad. Kas on päris nii-öelda hõimu suurused, aga sellist nagu kasutatakse just selliseid nimetusi enda kohta seal tahvlitel. Ja nende seas on tõenäoline, selles mõttes, et seal oli nende seas nii kreeklasi kui ka mitte-kreeklasi nagu kogukondade seas. Et seal osad need nii-öelda kogukondade nimed on nagu selgelt kreekalikud ja teised on nagu mitte-kreekalikud. Et sellest siis nagu tehakse selline järeldus. Ja selle eliidi kohta, et see eliit, kuigi ta nii-öelda ühiskondlikult asendas eelmise eliidi või nii-öelda tuli uueks eliidiks, siis ta nagu füüsiliselt seda minoilist eliiti ei hävitanud, vaid ta pigem sulandus või sellega kokku. Et seal nii-öelda geneetiliselt ja muud moodi on näha, et see eelmine eliit sai selles uues süsteemis osaleda. Siis vaatamata sellele hilise pronksiaja nii-öelda sõjalisele rõhutatusele ja nii-öelda tehnilisele arengule lakkas siis paleede süsteem ühel hetkel ikkagi toimimast. Et selle nii-öelda põhjuseid oli nagu mitmeid ja selles mõttes kindlasti oli nende koosmõju, mis kõik seal nagu sellele kaasa aitasid, et see tõenäolised võib nimetada, et need sisemised pinged, siis kliimaanomaaliad või kliimamuutused ning rahvaste ränded. Üheks näiteks tuuvad üks viimaseid asju, mida seal kindlustustel lisati või nagu viimane viis, kuidas kindlustusi parandati, täiendati, oli see, et sinna lisati suured veetsisternid, mis võib viitada nii sellele, et valmistuti nii-öelda pikaajalisemaks piiramiseks või tunnetati seda ohtu, aga võib viidata ka sellele, et oli nii-öelda joogi või vihmavee puudus ja siis oli vaja nii-öelda suurem tarvidus joogiveed koguda. Ja mul nüüd vist jäi õigel hetkel vajutamata, aga siin on jah sellist näide sellest elitaarsusest, sellest sõdalase eliidist ja võime ette kujutada, et sellist turvist nii-öelda massiliselt nii-öelda, et ühiskond, kes suudaks sellist turvist nagu massiliselt sõduritele pakkuda, et sellist nagu väga ei ole, et tegemist on nagu väga sellise keerulise, ütleme, ressursimahuka tööga ja alles võib-olla näiteks Rooma keisririik jõuab selleni, kus ütleme, riigi poolt antakse midagi sellist suurt ja vägevat.
ja siis pärast nende paleede süsteemi lagunemist, et siin see eelmisel pildil oli siis need palee, kas on siis nagu need palee kuningriigid, need alad, mida tõenäoliselt need paleed kontrollisid. Ja siis pärast nende paleede langemist, siis mõnda aega kestis see Mykene kultuur nagu edasi, ilma paleedeta, ilma siis ka nagu senise eliidita, aga siis on näha, et see raskuspunkt või nii-öelda, ma ei tea, fookus on võib-olla parem öelda või tähelepanu nihkus nendelt tasandike kontrollimiselt mere poole. Siis nagu heade sadamat või kindlustatud sadamakohtade poole või riigi niimoodi, et see jääb justkui selline mulje, et kas seda tasandikul olevat põllumaad, et kas äkki ei olnud enam piisavalt töökäsi, et seda kõike nagu nii-öelda intensiivselt harida, või siis võib-olla ei olnud enam sõjaväelasi, ütleme, jõudu, et seda kõike hoida, aga sellist nihet on näha. Et kuigi siis nagu kestis edasi, aga siis see, ütleme, trajektoor selle kultuurile oli ikkagi nagu allapoole ja varajane rauaaeg oli mitmeski mõttes siis nagu nii-öelda madalseis või põhi. Aga siin nagu tuleb rõhutada, et tegemist ei ole katkestusega, et kuigi sellest paleede ajast, siis nagu paljud olulised aspektid, need minetati, et kadusid ära, aga oli ka siis mitmeid aspekte, mis jäid alles. Et üks näide oleks näiteks mõõk, mis oli ka selle skeemi peal, see kõige viimane mõõk, Naue mõõk, et see ilmus nii-öelda paleede ajastu lõpul, pronksi ajal, aga seda mõõka kasutati edasi, selles mõttes, et seda ka sepistati sellises stiilis mõõku edasi ka varajasel rauaajal ja umbes niimoodi, et vahepeal oli see pronksist ja siis mindi üle rauast mõõkadele. Ja nagu siia alla olenud näiteks käib ka religioon, et kõik need peaaegu kõik need suured Kreeka jumalad on tuntud ka lineaarkirja B tahvlitelt. Aga madalpunkt oli see tõenäoliselt ka siis rahvaarvu mõttes. Et seda rahvaarvu nii-öelda, ma ei tea, täpseid arve on kindlasti väga raske välja tuua, aga üldistatud, või ma saan, et üldiseid või selliseid hinnangulisi hinnanguid on tehtud siis selle põllumaa kasutamise intensiivsuse järgi. Et umbes, et kui suur osa sellest tasandikul olevast põllumaast oli mingil hetkel nii-öelda kasutuses. Et siis selle järgi on proovitud hinnata, et mitte nüüd nii-öelda välja tuua täpset arvu, aga näiteks millal võis taastuda rahvaarv selle pronksi aja, ütleme, 1200 aastakandi maksimumini. Ja et selle jaoks on nii-öelda kaevamisi tehtud ja selles mõttes see võib olekski väga suur ettevõtmine, kui hakata tervet tasandikku lahti kaevama, aga siis nii-öelda see arheoloogilise vaatluse põhjal, inglise keeles siis archaeological survey, et selle põhjal on tehtud nagu mingid hinnanguid või pakkumisi ja selle põhjal on umbes öeldud, et see rahvastiku taastumine, mis hakkas siis pärast selle juba hilisel rauaaja, selle nagu pärast seda põhja juba sellel ajal hakkas taastuma, kiirenes arhaailisel ajal, et see võis selle nii-öelda 1200. aasta tippu ületada alles klassikalisel ajastul. Ütleme, seal käis 5. sajandi lõpus näiteks. Aga kuna see tegemist archaeological survey, mitte teadusuuringuga, siis selle tuleb suhteliselt nagu ettevaatlikult suhtuda. Siis raskuspunkt varasel rauaajal on selles mõttes leiumaterjalis näha, et see nihkub Euboea lahe nagu kallastele. Siin, kuigi tehniliselt, et siin kaardi peal näha, et on kirjutatud Euboea, et see nagu moodsas kreeka keeles, aga et seal näha, et justkui, et tegelikult see on väin, aga see on väin, mis seal umbes, kus on Lefkandi lähedal, et seal on see
väin on umbes Eesti mõõtu, nagu ma ei tea, Emajõe või siis Pärnu jõe laiune. Et põhimõtteliselt siis eristatakse nii-öelda Põhjalahte ja Lõunalahte, vaatamata sellele, et tegemist on põhimõtteliselt väinaga. Aga see raskuspunkt nihkub sinna ja seda siis ka nii-öelda kahes mõttes, et kõige rohkem nagu leiumaterjal on sealt kõige rikkalikum, aga samas, et ka see on koht, kus meil on nagu kõige rohkem leiumaterjali, et see on siis nagu mõttes kahtepidi, et ei ole välistatud, et kunagi tuleb nagu midagi sarnast mujalt välja, aga praegu näib, et see on siis see nii-öelda raskuspunkt. Ja sealt on leitud siis märke sellisest jälle nii-öelda sõdalaskultuurist, sõdalas ideoloogiast. Siin slaidil on praegu üks kraater selles mõttes nagu see veini segamise suur jooginõu, kus on kujutatud siis sõdalasi laevadel ja see on nagu tähelepanuväärselt nagu nii-öelda laevade peal üksteise vastu võitlemas. Et sellest siis on nagu järeldatud, et tegemist oli sellise meresõdalastega, inglise keeles sailor warriors, mis oli siis nii-öelda aktiivselt suunatud või nii-öelda nende pilk oli suunatud merele. Et midagi sarnast, ja nüüd tuleb jälle mängu see, mis ma ütlesin, et meil on selline, et ma tahan teile näidata siin pilte, aga meil on need ilusad pildid on sealt nii-öelda varajase rauaaja algusest ja siis on lõpust. Ja nüüd meil selle varajase rauaaja lõpupoole on uuesti nagu sarnased motiivid tulevad, et siis on siis nagu selle nii-öelda häguse või pimeda ajajärgu seest on siis nagu tuleb kiusatust teha ja tõmmata siis nagu sihuke sirdjooneline või katkendjoon, et umbes, et need kaks asja peavad olema kuidagi seotud ja järelikult seal vahepeal siis umbes nagu midagi sellist oli, mis ei ole nüüd nagu päris nagu kivikõva, aga väga palju paremat meil ei ole. Esimene siis näha, et ka hilise rauaaja või varajase rauaaja lõpus on laevad, sõdalased, et siis selline tõenäoline, et selline meresõdalase, ma ei tea, kultuur kestis seal edasi. Võib-olla mingite muutustega, siis siin on ka näha, et siin nad ei ole enam otseselt ma ei tea, laevadel ei ole tegemist sõdimistega või maabunud sõdalastega, kes võidukalt lähevad sinna või siis ma ei tea, võidukalt võib vara öelda, aga liiguvad maa peale. Siis umbes samast varajasest rauaajast umbes samast kandist. See eelmine kraateris tegelikult oli nagu nii-öelda teisel pool seda Euboea lahe kallast, aga nüüd see Euboea saarelt, umbes seal kohas, kui see kõige kitsam koht väinas on, 10. sajandist on leitud siis Tumba hauad. See on siis matmiskoht, kus on kõigepealt see nii-öelda kas nimetada heroon, et nagu suur matmishoone, kuhu mingi suur pealik maeti ja siis selle ümber on hakatud rajama või rajati nagu teisi nii-öelda hilisemaid matmispaiku või hilisemaid matuseid. Sealt on siis leitud selline suur kraater ning siis nendest väiksematest haudadest on leitud nagu peekreid või midagi sellist, nagu jooginõusid, aga mis ei ole just nagu sinna hauda kaasa pandud, vaid just nagu matmise ajal sinna, ma ei tea, kas siis pandud või visatud või kuidagi niimoodi. Et see siis jätab mulje, et see sõdalase eliit, ütleme see meresõdalase eliit, nendele jaoks oli oluline sihuke ühissööming, ühisjooming, millele viitab siis suur kraater, ühine veinisegamisnõu, kust kõik said veini võtta ning neil olid olulised ka matuse peod, sest umbes, et sellest sinna visatud peekrist loetakse välja seda, et siis umbes, et kui see maeti, siis see oli nagu mingi riitusosa, et kõik, kes seal olid, paiskasid sinna mingi peekreid või midagi umbes sellist. Need olid siis tõenäoliselt olulised sotsiaalsed üritused ja kokkukogunemise ma ei tea siis, kohad ja üritused, see on siis nagu need matusepeod. Mitte siis võib-olla ainult kogukonda siseselt, vaid võib-olla ka kogukonna ütleme, kui räägime sellest Euboea piirkonnast, võib-olla sellest lahe ümbrusest laiemalt.
et siit, et võib ette kujutada, et seal oli võimalik ma ei tea, luua kontakte, liite, võib-olla ka mingi nii-öelda võtta uusi liikmeid sinna, ütleme, pealik ümber olevate sõdalaste ringi ja midagi sellist. Samuti on sealt leitud idamaise päritoluga esemeid, millest siis loetakse välja, et mingisugused kontaktid idamaadega jätkusid, aga et siis nagu millises vormis see kontakt oli, selle nagu päriselt selgust ei ole, et see võis olla nii, ma ei tea, kaubandus, teenistus kui piraatlus, et kõik tunduvad nagu ühtemoodi võimalikud. Sellises kontekstis paistab, et siis nagu sõjapidamine oli siis selle pealiku ümber kogunenud sõjasalkade või nagu mitte ütleme, võrdsete sõdalaste sõjasalkade pärusmaa. Et see on tõenäoline, et selliseid pealikuid oli üsna palju. Selles mõttes, et kui me võrdleme seda selle pronksiaegsete paleede kuningate arvuga, keda oli nii-öelda käputäis, siis neid pealikke oli tõenäoliselt rohkem. Ja siis on ka tõenäoline, et nende taga võis olla selline mingi ühine kogukond. Et üldse on nagu tõenäoline, et seda Mükeene kontinuiteeti kandsidki need pronksi ajal siis nagu paleedest sõltuvad kogukonnad, kui see eliit ära kadus, siis need kogukonnad jäid alles ja kui nende roll oli teenistuskohustus, siis nüüd nii-öelda pealikute juureski, siis ma ei tea, kas siis need sõdalased jäid alles ja siis nemad pidid siis nagu mingi rolli endale leidma ja on tõenäoliselt just nemad need, kes kandsid edasi seda Mükeene ajastu, Mükeene kultuuri siis neid elemente, mis on hiljem kreeklastele säilinud. Et neid pealikuid oli nagu palju, et siis on tõenäoline, et nad siis nii konkureerisid kui ka koopereerusid omavahel siis vastavalt vajadusele ja võimalustele. Et ei ole võimatu, et tegemist, et võisid mingi suure grupi kokku koguda ja siis mingi tulusa sihtmärgi pihta näiteks koos rünnaku korraldada. Näiteks seal Vahemere või Egeuse idakaldal, Väike-Aasia rannikul kindlasti selliseid leiduks. Leiumaterjalis aga ei paista välja siis sellist kerge ja raske jalaväelase eristatust. Ega ka siis ütleme mingisugust nagu negatiivset kuvandit laskerelvade suhtes. Et jääb mulje, et kõik on siis kujutatud üsna, kas nagu võrdselt on õige öelda, aga sarnastel alustel. Jääb mulje, et võib-olla isegi varustus oli neil sarnane ja võib-olla on osalt näha ka siin selle pildi peal, et neil kõigil on need ühesugused või ütleme sarnased mütsid peas, kiivrid tõenäoliselt. Et neil võis ka olla turvist sarnane ja erinev oli ainult see, milline see põhirelv siis kellelgi oli. Tähelepanuväärne, mida on ka selle potikillu pealt näha, on see, et nii odameestel kui võibumeestel on kõigil on mõõk on vöö peal. Samuti on siis kujutatud ka kaarikuid ja ka ratsa olevaid sõjamehi, kuid nende kaarikutega on see probleem, et jälle paistab olevat selle kujutamise kontekst või siis nagu motiiv tundub olevat jälle nagu jahindusega seotud. Et selles mõttes on nagu mõnevõrra raske nagu järeldusi teha, et ka ratsameeste puhul ei ole nagu päris selge, millega või kellega on tegu. Sest enamus kujutused on umbes sellised, kus on, saab kindlalt väita, et tegemist on sõdalasega, kes on hobuse seljas. Aga kas tegemist oli ratsaväelasega või ratsa jala või ratsa jalamehega, et seda on keeruline öelda. Samas see varajane rauaaeg oli küll see periood, mil
selle lõpuosa võib-olla, et oli see periood, mil Assüürias või seal Lähis-Idas hakati looma nii-öelda päris ratsaväeüksuseid ja kuna neil mingi idamaade kontaktid olid ning mõnevõrra hiljem oli sealsamas Väike-Aasia rannikule, Egeuse rannikule lähedal see suur Lüüdia kuningriik, kellel oli teada-tuntud väga tugev ratsavägi, et seal nagu arhailise aja alguse poolel, et siis on nagu raske ei saa välistada. Ja pealegi ega see ei ole nagu väga suur, ütleme, loogiline, ei ole vaja väga suurt nagu loogilist hüpet teha, et kui ma olen 2 odaga kilp seljal sõdalane hobuse peal, et siis võib olema nagu suur ajuhiiglane, et umbes, et mõistata, et ma võin hobuse pealt ka kedagi visata selle odaga. Selle nagu vastu, et ta räägib võib-olla, siin on veel üks see hobuse seljas olev sõdalane, aga siis selle vastu räägib, ütleme, selline, ma ei tea, kas siis on siis nagu kujutamise traditsioon, kus, et see on nagu mõnevõrra hilisem, see on arhailise aja algusest, aga siin on siis see tseen või motiiv on siis see, et on sõdalane, kes on tulnud lahingusse ja siis tema teener või paaž viib tema selle hobuse ratsu siis nii-öelda lahinguväljalt ära. Et selliseid nii-öelda stseene on, mis näitab, et see ei olnud, ütleme, haruldane, kui jalaväelane tuleb lahingusse hobusega. Nii. Arhailine periood on siis nii-öelda vanema käsitluse järgi on see periood, mil kujunesid välja kõik Kreeka tsivilisatsiooni alustalad ja siis ütleme fundamentaalsed aspektid, mis võimaldasid siis sellel klassikalisel tsivilisatsioonil, nii-öelda Kreeka tsivilisatsioonil õide puhkeda ja siis hellenistlikul vohama hakata. Et teisi aspekte ma siin nagu ei puuduta, aga sõjalises või sõjaajaloo kontekstis nähakse tänapäeval, eriti nagu viimasel ajal, seda arhailist aega, kui siis pikemaajaliste ja järkjärguliste aeglaste muutuste perioodi. Et kui vanema käsitluse järgi tekkisid arhailise aja alguses üsna järsku hopliidid, kes siis asusid domineerima nii lahinguväljal kui ka ühiskondlikult seal polises, mis tekkivates polistes. Jah, aga enne kui ma selle revolutsiooni juurde lähen, natuke räägin ka sellest hopliidist endast. Et siis sõna hopliit tuleb siis sõnast, mis tähendab siis kas nagu tööriistasi või selles kontekstis sõjariistasi. Hopliiti tuleb mõista siis kui umbes kas täisrelvis või siis täisvarustuses sõjameest. Varustuse elemendid, nagu nii-öelda põhielemendid olid alati kindlad, alati samad, et siis kiiver, turvis, jalakaitsed ning kilp, oda ja mõõk, mis on kõik ka siin pildil kujutatud. Mõõka võib-olla hästi näha. Kõige tuntum on kindlasti nii-öelda Korintase kiivriga hopliit, mis on ka siin selle slaidil näha, aga tegelikult oli seal variatsioone. Need kiivrite tüüpe on erinevaid ja näiteks Väike-Aasiast, Egeuse Anatoolia rannikult, et seal on sellised väga varajase staadiumis ilmuvad kiivrid, mis mõjuvad väga nii-öelda klassikaliselt või ütleme nii-öelda arhailises kontekstis väga moodsalt. Et meenutavad selliseid hilisemaid Attika või isegi hilisemaid nii-öelda Rooma kiivreid. Aga variatsioone võib olla ka teisi, et näiteks see turvis või rinnaturvis siin slaidil on tegemist siis ütleme linasest turvisega, aga see ei tähenda, et seal on nagu mingi riputorni
rippuv linane riie, vaid see on töödeldud riie. Aga see võis vabalt olla ka pronksist. Ning kui üritada võtta kokku mingit sellist üldist suundumust, siis suundumus oli sellise kergema ja mobiilsema, ning siis ka kiivri kontekstis siis avarama, siis nagu parema nägemisavadega, nägemisulatusega, kuulmisega ja ütleme olukorra tajuga sellise varustuse poole. Ning odade mõttes, et odadega on mõned keeruline, ma kohe räägin, aga lähemalt, aga ütleme, odadel on ka tajutav see, et need odad muutuvad pikemaks. Et kui alguses on odad sellised väga viskeodade moodi, kus see raskuskese on keskel, siis aja jooksul on näha, et raskuskese nihub tahapoole ning siis see oda läheb ka iseenesest veel pikemaks. Et kui lühemad on, ütleme, 2,5 meetrised, siis pikemad võivad olla 4 meetrised või isegi pikemad. Jah, ja siis palju on vaieldud selle üle, et kuidas hopliidid seda oda kasutasid. Et see pilt on võetud Wikipediast, mis iga kord, kui ma seda näen, mind hullult ärritab. Aga siin on siis selgelt näha need 2 varianti, mille üle vaieldakse, et kas siis on ülekäe, mis mina olen alati mõelnud, et see tähendab seda paremat poolt, ja siis altkäe, mis tähendab seda vasakult poolt. Aga ma loodan, et ma ei eksi, ikkagi mõeldakse niipidi. Et see tuleneb sellest, et hästi sageli on ka tänapäeval näha, ütleme, kas filmides või mingi kujutavas kunstis kuskil, et hopliidid hoiavad seda oda ülekäe ja see tuleneb sellest, et keraamikal on hästi sageli neid niimoodi kujutatud. Aga sellega on see probleem, et see keraamika ei pruugi, et see ei ole mingi dokumentaalfotograafia, vaid tegemist on ikkagi kunstiteosega, kus on kunstniku tahe mängus, et ta tahab midagi öelda või näidata ja siis see reaalsusega kokku sobitumine on teisejärguline. Ning tegemist on siis, ütleme, selle lai levik sellises keraamikas võib tuleneda sellest, et tegemist on väga heroilise poosiga või siis võib ka olla sellest eepilisest traditsioonist, kus oli see oda viskamine oli väga tavaline. Selle järeldusel on aga, ütleme, see probleem, et eksperdi silmaga on võimalik eristada, ütleme, et kas tegemist on seal ülekäe oda näol tegemist siis selle päris odaga või tegemist viskeodaga, et seal on mõned elemendid. Üks vihje on see, et kus on selle oda raskuspunkt, näiteks siin pildil on tegemist, on üritatud kujutada seda päris oda, aga naeruväärselt on see raskuspunkt jäetud oda keskele, mis selle pildi peal toob hästi välja, et selle pool selle oda ulatusest on ohtlik selle selja taga seisjale, läheb täiesti raisku. Ja teised elemendid, et siin on üks pilt, kus on paremal pool on näha need odade teravad otsad ja vasakul pool on näha siis nende oda teise otsa raskused või vasturaskused, vastukaalud. Ja keskel on mingi hunnik nooli või midagi. Ja siin on näha, et neid raskuseid oli erinevaid, samamoodi nagu oli neid oda otsi oli erinevaid. Ja reegel on see, et kui see ots on või vastukaal on väike, siis on tegemist tõenäoliselt viskeodaga ja kui see ots on terav, pikk ja suur, siis on see torkeoda vastukaal. See pidi olema terav sellepärast, et see võimaldas siis oda toetada maha või ütleme lüüa maha, et ta püsiks paigal ja samal ajal siis ka väidetavalt oli sellega võimalik siis või väga mugav
maas lamavaid haavatuid surnuks usata, ilma et peaks mingi selle odaga kuidagi jukerdama hakkama. Samuti on tehtud siis uurimusi, et meil on, me oleme leidnud nagu pronkskiivreid, kus on siis odade poolt tehtud kahjustuse jäljed näha ja neid analüüsides just nagu kiivritel on näha, et need peavad tulema altpoolt. Et mitte et nagu väga alt, aga ikkagi nagu nurk on, ma ei tea siis negatiivne õige öelda, et tegelikult peab tulema altpoolt. See siis kokkuvõttes tähendab, et kõige usutavam on see, et see nii-öelda oda kanti alt käe, aga kuskil nii-öelda, et kaenla all. Ja siis need kõige tugevamad löögid toimusid just sellelt kõrguselt. Aga see loomulikult ei välista, et seal lahingusummas võisid hopliidid kasutada oda no, igat moodi, kuidas vähegi andis. Et see kindlasti ei välista seda, et keegi oleks kuskilt nii-öelda üle sõbra õla üritanud üle käe kuidagi torgata või midagi sellist. Ning selles mõttes ma mainisin seda, ütleme, revolutsiooni, et see nii-öelda vana käsitluse järgi hopliidi revolutsioon siis seisneb kahes aspektis. On see, et nad domineerisid lahinguväljal, et kui hopliidid tekkisid järsku, siis nad väga järsku muutsid ka selle lahinguvälja dünaamikat, kus nemad olid väga tugevad nii kerge jalaväelaste vastu kui ka ratsaväelaste vastu. Ja seega nad asusid nii-öelda lahinguid domineerima, nad kontrollisid tasandikke ja siis nii-öelda lahingud taandusidki põhimõtteliselt nii-öelda hopliidi liinide kokkupõrgeteks. Ja sellel on siis see nii-öelda sotsiaalne pool, et kui nad ütleme, said domineerida lahingus, siis järelikult nad said domineerida, ütleme, muutusid väga oluliseks ka siis sotsiaalses või ühiskonnas ja siis kas kujunenud või kujunevates polistes suutsid nad enda hääle maksma panna ja seista vastu siis sellisele see on nagu siis eliidi autoritaarsetele kalduvustele. Et nad suutsid kehtestada polistes nagu riigikorra, panna see seadustes kirja ja siis nagu üritada välistada türanniat. Jah, aga siis nii-öelda uuemas käsitluses rõhutatakse seda interregionaalsust ning siis üritatakse ka nii-öelda mitte laskuda niivõrd sinna helenotsentrismi. See siis väljendub siin kontekstis nagu jälle kahes aspektis, et üks on see, et nagu vanad kreeklased ise olid väga varmad nii-öelda seda ütleme, loogilist viga tegema, et kui nemad nägid kuskil kellelgi ütleme, midagi sarnast, mis oli neil endal kasutusel, siis neil oli väga loogiline järeldus, et umbes, et nad on selle meilt võtnud või meilt laenanud või ütleme, tänu meile saanud. Ning teistpidi, üks näide siin võib olla, et ma hüüta, et üks näide sellest võib olla see, et näiteks lüüdlased, suur lüüdja riik, võttis samuti kasutusele Fioniikia stiilis eeskujul tähestikku ja siis ütleme, Kreeka ajaloolased ütlesid, nad võtsid seda kreeklaste vahendusel. Et see mõttes võib-olla see oli niimoodi, aga võib-olla on see näide siis sellest kreeklaste ma ei tea, eneseuhkusest. Ja teine aspekt on siis see, et kuna selle vana ajaga on tegeldud juba pikalt, siis on ka ütleme, tänapäeva ajaloo käsitlustes sügavalt juurdunud ma ei tea, tõekspidamisi aspekte, mille nii-öelda nagu kummutamine läheb väga visalt, et sellised mõned arusaamad on peaaegu juba nagu saanud kultuuri osaks ja sealt need nii-öelda kätte saada või ümber muuta väga keeruline. Siis tänapäeva käsitluses rõhutatakse seda, et arhailisel ajal kujunesid välja eraldi raske ja kerge jalaväelased ning siis rõhutatakse, et tõenäoliselt just sealt nii-öelda Väike-Aasia kreeklaste kaudu ja mitte ainult kreeklaste, vaid ka nendele kreeklastele lähedaste rahvaste kaudu. Aga et siis sõjapidamine ei pidanud muutuma ja tõenäoliselt ei muutunudki kohe nii-öelda organiseerituks. Et see
impulss või siis ma ei tea, impulss muutuseks võis tulla sellest, et need kreeklased ja teised seal Väike-Aasia rannikurahvad käisid massiliselt või nagu tähelepanuväärsetes arvudes idamaades nii-öelda palgasõduriteks. Ja ütleme, sealseid mõjusi, ütleme, sealt tulevaid mõjutusi ei maksa alahinnata. Ehk siis raske jalavägi ei sõdinud kohe nii-öelda faalangsis ega ei toonud see kaasa kohe revolutsiooni. Pigem oli siis nagu see sõjategevus, sõjategevus organiseerumine ning ühiskondlik organiseerumine. Ehk siis need olid asjad, mis käisid nagu käsikäes ja tegemist oli sellise pikaajalise protsessiga. Selles mõttes võib nii-öelda hüpotiseerida, et umbes, et külades elavad hõimud, kellel oli teatav ühine identiteet, nemad siis mingil hetkel koondusid üheks linnaks, üheks poliseks ning siis seal institutsionaliseeriti see nii-öelda väepealike koht nii-öelda riiklikuks väejuhiks ning siis nagu need väesalgad, et nendest nii-öelda tehti siis nagu ma ei tea, hõimude põhised üksused on võib-olla vale öelda, aga siis nii-öelda mobiliseerumis nii-öelda sealt, kust kutsuti või nagu võeti mehi, kui oli vaja, et muudeti sellised nii-öelda ma ei tea, seaduslikud struktuurid või ühiskondlikud struktuurid ja siis need võisid siis nii-öelda aja jooksul muutuda siis rohkem defineerituks ja rafineeritumaks. Kuni siis lõpuks jõuavad välja nii-öelda lahinguüksusteni. Leiumaterjalis jääb selline mulje, et sõjapidamine käis jätkuvalt nagu koos ühes massis, et inglise keeles kasutatakse sellist nagu terminit veristust nagu mass infantry, mitte siis nagu massed infantry, et seal on siis nii-öelda see organiseerumise astme erinevus. Ainus nagu erisus, mis ta võis olla, on see, et tõenäoliselt olid nii-öelda need raskema varustusega või raskerelvastused sõdalased eespool ja siis kergemas olid nüüd nendest tagapool. Aga see ei tähenda siis, et nad olid nii-öelda, ma ei tea, korralikes rivides, vaid tegemist oli lihtsalt suure massi või summaga, segasummaga. Siin nende piltide peal on seda võib-olla, see on nagu hästi, siin on seda näha, et meil on mõlemal poolel on raske relvastuses võitleja ees ja siis tema selja taga on kergemas relvastuses. Siis tähelepanuväärne on see alumine, kus on see kükitav vibukütt siis selle suure kilbi taga varjus ja üritab siis sealt neid teisi lasta. Et Spartast on arhailisel ajal leitud umbes samasuguse motiiviga, mis on nagu see vibuküti kohta, nii-öelda kükitava või põlvitava laskevalmis vibuküti väikseid kujukesi. Ja neid on leidnud sealt Artemise Ortia templi juurest vist üsna palju. Ning näiteks Plataia lahingus, kui ma nüüd arvudega ei eksi, siis Herodotuse järgi spartalased tõid 5000 spartalast ja 40 000 helooti. Ja need heloodid, kes olid siis nagu spartalaste või spartiaatide sõltlased, ei ole mõeldav, et need oleks saanud olla hopliidivarustusega. Seega need nii-öelda kerge varustusega, kerge relvastusega jalaväelased pidid kuidagi sinna lahingusse sobituma. Ja siis, et kõige loogilisem lahendus oleks ka, et need 5000 või raskerelvastuses on ees ja siis nende taga on siis need kerge relvastused, kes üritavad kas siis kuidagi läbi nende vahelt, ülevalt kuidagi siis mõjutada vastaseid. Küll aga on siis nagu arhailisel ajal näha märke sellisest aristokraatlikust põlgusest,
hüppelaskjate suhtes, mida näiteks varajase rauaaja kujutistel justkui nagu näha ei ole. Et seda esineb näiteks Tört Aiuse luules ja samuti siin arhailise aja lõpus mainitakse juba nagu päris ratsaväge, ehk siis seal lõpus kujuneb siis välja nagu ratsavägi, mis siis võtab nagu väga suure osa seal nii-öelda eliidi prestiižsest rollist endale. Klassikalise ajastu alguses või alguseks olid siis toimunud nagu 2 murrangulist muutust. Polised olid siis muutunud palju võimekamaks nii, ütleme, sisemise organiseerimisvõime mõttes ning samuti olid siis ka nüüd kreeklastel vahetud kokkupuuded nii-öelda idamaade organiseeritud sõjaväelastega, mis tõenäoliselt andis siis nii-öelda stiimuli ja siis ka nagu eeskuju, kuidas organiseeruva enda sõjaväega organiseerida. Selle all ei mõtle ainult või pea silmas ainult nii-öelda päriselt, aga ka näiteks seda Lüüdia riiki arhailise ajastu lõpul, kellel olid siis kindlasti tihedad kokkupuuted kreeklastega ja näiteks lüüdlased hävitasid arhailisel ajal olulise nagu Väike-Aasia kreeklaste linna Smyrna. Ja tegemist oli siis nagu kindlustatud linnaga ja selle hävitamine on kindlasti nii-öelda väga lihtne ettevõtmine. Ehk siis klassikalisel ajastul on selgelt näha siis nagu struktureeritud ja läbimõeldud sõjaväe korraldus. Seega ei tähenda, et faalangsid ja opliidifaalangsid oleks saanud lahinguvälja peremeesteks, et pigem on siis nii, et opliidid vajasid nii kerge jalaväe kui eriti ratsaväe toetust. Ratsaväe olulisust rõhutavad siis ka antiikautorid ning see siis kuvab läbi ka nagu ütleme, sündmustikus selles tekstis. Et isegi siis, kui see fookus on sageli hopliitide peal, siis nagu ratsaväelased on alati olemas ja nad alati täidavad nagu sellist nii-öelda olulist rolli. Siin on mul ainult olnud üks tsitaat, mis on Xenofonilt, kes oli üks nendest Vana-Kreeka suurtest ajaloolastest, aga enne kui ta ajaloolaseks sai, oli ta palgasõdur ja siis palgasõdurite väejuht. Ning see on siis Anabasisest, mis kirjeldab Kreeka palgasõdurite retke ühe Pärsia troonipretendendiga või troonipretendendi alluvuses sügavale Pärsia sisemaale Mesopotaamiasse, kus löödi lahing, millest sai see troonipretendent lüüa, või tähendab, mitte ei saanud lüüa, vaid sai surma, ja siis koos üritusel hakkas olemast eesmärk ja siis kreeklased, kes seal lahingus näitasid ennast väga hästi ja nii-öelda suutsid organiseeritult taganeda, olid nüüd küsimuse eest, et mida teha. Ja siis üks nendest argumentidest, mida seal teoses ratsaväelaste kohta kasutatakse, on siin slaidil. Ma loen selle nii-öelda vabas tekstis ette, nii hästi kui ma oskan. Et siis, et enamgi veel, et kui võitlemine peaks osutuma vajalikuks, ei ole meil ratsavägi abis, samal ajal kui vastaste ratsavägi on rohkearvuline ja väga hästi treenitud. Seega, isegi kui me peaks võitma, siis keda me suudaks tappa ja kui meid võidetakse, siis kes suudaks meid päästa. Et siis viitab sellele, et lahingus oli ratsaväel väga oluline roll just nii-öelda siis pärast lahingurivide laialiajamise nii-öelda kaotuste tekitamist ja samal ajal siis ka teisel, ütleme, omade nii-öelda taganemise katmisel. Ratsaväe rollidest rääkides, need olid siis mitmekesises, et nende seas oli kindlasti ka nii maastiku kui ka vastase luure. Et näiteks mõnevõrra hilisemast ajast, siis kui roomlased juba Kreekasse jõuavad, siis on üks lahing hakkab pihta niimoodi, et luure salgad satuvad juhuslikult üksteisega kokku
toimub kokkupõrge ja siis mõlemad nagu pooled kutsuvad abi ja lõpuks sellest kasvab välja nagu täiesti ettekavatsemata tohutu suur lahing. Siis ratsaväelased olid olulised ka siis nii-öelda rüüstajate vastases tegevuses, mis siis võib tähendada nii, ütleme, oma territooriumi patrulli või patrullimist oma territooriumil, kui siis ka oma territooriumil ohtudele reageerimist. Et kuna rüüstamine oli seal Vana-Kreekas selline suhteliselt tavaline, ütleme tavapärane, siis rüüstajate eesmärk on alati nagu rüüstata võimalikult palju, mis tähendab seda, et mingil hetkel hargneti või jaguneti laiali ja üritati siis võimalikult suurt pindala katta. Aga kui on olemas ratsavägi, siis rüüstajate motivatsioon seda teha on palju väiksem, sest alati on oht, et ratsavägi siis näeb seda ja jõuab siis kiiresti reageerida ja seal siis nii-öelda laiali läinud väe purustada või siis neile suuri kaotusi teha. Siis ratsaväe rolliks suur osa või oluline osa on ka, panin siin inglise keeles, et see skirmishing, et ma nagu täpselt ei tea, mis selle eestikeelne päris vaste on, aga ütleme selles kontekstis võib see olla siis nii-öelda vastast kujundav või suunav tegevus. Et see välja näha, üritan teha nagu hüpoteetilise näite, et ütleme, et on üks koolmekoht, siis ratsavägi on see, kes saab seda nii-öelda jõge ületada tahtvat vastast piisavalt segada, et nad kas nende tegevust aeglustada, ütleme seda päris takistada, et nad peavad valima mingi teise koha või siis ütleme võib-olla isegi sundima nad nii-öelda taganema. Et selle eesmärk ei olegi nii-öelda vastast purustada, aga lihtsalt neid häirida. Ning siis lahingus endas oli nende ülesandeks, nagu ma mainisin, siis taganejate tagaajamine ja siis vastupidi ka siis oma poolel taganejate katmine. Ning siis loomulikult ka nii-öelda lahingreservis või lahingureservis olemine, et ratsavägi oli see, kes sai kõige kriitilisematesse kohtadesse kõige kiiremini reageerida ja väga sageli on allikatest näha, et nad ka seda tegid. Jah, et siis ratsaväelased domineerisid siis ütleme tasandikul ning jalaväe tegevusvabadus oli siis nende juures nagu piiratud. See siis sisaldab ka seda hopliite, nii-öelda raskerelvis jalaväge. Siis selle vastu aitas vaid see, et ka nii-öelda teisel poolel pidi olema välja panna ratsaväge. Seega muutus siis nii-öelda ratsaväe väljapanek, siis ütleme võimalikult suurearvuline väljapanek väga oluliseks Kreeka linnriikides. Siis tekkis olukord, kus ratsavägi oli väga tähtis, ütleme see domineeris, tänu sellele võimaldati siis jalaväe tegutsemine nii-öelda avalahingus või lahinguväljal, aga samas sundis see nagu ratsanikud ise ka sellised või ratsaväe ise sellisse suhteliselt passiivsesse vormi, just seal nii-öelda lahinguväljal, kus nende põhiline roll oli siis katta enda omi ja siis nagu passida vastase ratsaväge, et see ratsavägi ei saaks millegi nii-öelda üllatavaga hakkama. See võib olla ka siis nagu põhjus, miks nagu allikates on ratsavägi üsna vähe nähtav, sest ta nagu reaalselt väga palju ei tee. Et näiteks seal ühes lahingukirjelduses, täpselt mulle meenub milline lahing, see oli Agesilaus ühe Sparta kuninga lahing, kui seal niimoodi, et terve lahingu jooksul ratsaväelasi ei mainita kordagi, aga siis pärast seda, kui ta on lahingu võitnud, vastased jooksevad ära, siis järsku tulevad ratsaväelased tema juurde ja küsivad, et mingid vastased jooksid templisse või pühamusse varju, et mida me nendega tegema peaksime. Eks nagu ratsaväelased olid kogu aeg seal, aga lihtsalt nad ei ole nii-öelda pildis või kuidas täpselt öelda. Siin on siis mul, ma mäletan 2 pilti ratsaväelastest. Siin ma üritasin Wikimeediast leida mingit hästi kiiresti mingit sellist nagu head ratsaväelaste pilte, et see nagu väidab, et tegemist on ratsaväelasega, aga mulle meenutab see natuke seda varasemalt mainitud tseeni, kus ütleme sõdur või raske jalaväelasel on ka siis mingi kas teener või abimees,
ja siis peaks tema selle nii-öelda ratsu ära tooma, sest kui siin võib-olla kaugelt hästi ei saa aru, aga seal on kujutatud 2 hobust. Ja siis ütleme, et teine hobuse ratsaväelase kujutis on see Aleksandri sarkofaagil, mis ei ole Aleksandri sarkofaag, aga see on tänapäeval, see on 4. sajandist, et siis enam-vähem sellest nii-öelda klassikalise ajastule üsna lähedasest ajast ning see kujutab siis seda Thessaalia ratsanikku. See sarkofaag ise, kui ma õigesti mäletan, oli kuskil Istanbulis. Ehk siis tagasi tulesid siis Kreeka linnriigid pingutasid siis kõvasti, et omada ratsaväge, seda võimalikult palju välja panna, siis et 4. sajandil paistab välja selline suhe, et 10:1, et jalaväele, et iga 10 jalaväelase kohta vähemalt 1 ratsanik. See siis tähendab seda, et siis praktikas olid ratsaväelased nii-öelda rohkem rakkes kui jalaväelased, sest keskmine linnriik suutis rohkem jalaväge välja panna kui ütleme 10:1. Ning siis mõned näited, et näiteks ateenlased seadsid sisse nii-öelda riikliku toetusprogrammi, mille eesmärk oli siis saada rohkem ratsanikke, kui siis ütleme jõukate osakaal ühiskonnast oleks loomulikul teel andnud. Et see on siis ka tähelepanuväärne, et see eesmärk, mis oli nii-öelda 1000 ratsanikku ja seati sisse nüüd 5. sajandil, et siis ka pärast Peloponnese sõda, mil Ateena kodanikkonda tabasid tohutud kaotused, see võis väheneda kuni poole võrra, et ka siis üritati hoida selle 1000 ratsaniku taset. Ning selle kõrval siis näiteks ateenlastel, aga tõenäoliselt ka mujal oli siis nii-öelda püsiv palgasõdurite ratsaüksus, mis tähendas, et nagu ateenlased suutsid välja panna 1200 ratsanikku, mis on täiesti arvestatav ja märkimisväärne jõud. Siis Kreekas olid ka mõned erandlikud piirkonnad, näiteks Peloponnese poolsaarel tõesti, ütleme 5. sajandi esimesel 3/4 tõesti ei ole nagu ratsanikke või ratsaväge näha, et kui see Peloponnese sõda pihta hakkab, siis need rajatakse, või ütleme siis Sparta loob ratsaüksused ja siis nagu ridurada pidi rajatakse või rajatakse need ka mujal. Et selle motivatsioon võis olla või tingitud olla sellest, et vahepeal leiutati või võeti kasutusele Ateenas sellised suured transpordi alused või laevad, mis võimaldasid siis ratsanikega nii-öelda Peloponnesustele mööda merd viia. Ja siis see tähendab, et nii-öelda ratsanike oht tärkas siis, ütleme, nii-öelda jõudis Peloponnesusse. Et enne seda võib olla, et selline Sparta hegemoonia ja ütleme, et seal oli suhteliselt selline ühtne liit, võis tähendada, et sellist, et kas ei olnud motivatsiooni nagu nii-öelda ratsavägesi luua või siis oli seal mingi muu põhjus, aga ütleme, see võib olla kuidagi selle kõigega seotud. Ja siis mõned vastupidi on siis mõned teised piirkonnad, näiteks Boeotia, Thessaalia ja Makedoonia, mis olid siis väga suure ratsaväe potentsiaaliga. Aga ma vaatan, et tund aega on täis saanud ja ma arvan, et siis järgmine kord, et see on nagu õige koht, kus pooleli jätta ja järgmine kord siis jätkata Makedoonia ja tõenäoliselt üsna palju ka ratsaväe teemal edasi. Et siis ma olen Sillar Soovel ja ma tänan kuulamast.